Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, käes on 20. september ja digitund on nüüd teiega, et rääkida uudiseid tehnikamaailmast. Mina olen Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa, teine saatejuht. Ja me räägime täna sellest, et millise uue tooterivi Apple eelmise nädalal maailma ette välja tõi ja mis sealt huvi pakkuvat meie arvates on. Tuleb välja, et Microsoft on ütlemas head aega paroolidele ning toonud välja teenused, mis on paroolivabad ja Hans on ise proovinud, kuidas saab ilma paroolita turvaliselt internetis käia. Nagu üks paha uni, kogu aeg Eesti riiki käib kommitamas üks häkker, kes murrab igale poole sisse ja põhjustab segadust ja ta on jälle tegutsemas. Ning saate teise poole pühendame virtuaal- ja liitreaalsusele. Meil on külas spetsialist, kellega me arutame, kas me oleme jälle olukorras, kus me ütleme, et mõne aasta pärast see kõik tuleb ja internet muutub täiesti teistsuguseks ja meie kaugtöö Zoomist ja Teamsist muutub ka täiesti teistsuguseks ja palju isiklikumaks. On mingit lootust, et see sinnapoole liigub, kaugele asjad on või ei ole, sellest siis kuuleb tänases digitundis. Digitund hakkab pihta ja võtame siis ette. Eelmisel teisipäeval oli Apple'il suur toote esitlus, kus muidugi kõige peamisena näidati uut telefonide seeriat. iPhone on üksikuna võttes kõige populaarsem nutitelefoni, üldse telefoni mudel maailmas ja uus järjekordne number on nüüd iPhone number 13, mis seda mudelil nimeks on. Arvati, et võib-olla siin ebaõnne number paljudes kultuurides jääb vahele, aga ei jää täiesti ausalt reas. Ma pean tunnistama, et mul on natuke ebamugav tunne mõelda, et kas mul peaks olema iPhone 13. Ma ei ole üldse mitte umbusklik, aga mis usklik? Ebausklik inimene. Aga natuke imelik. Võib-olla nad teevad ise nüüd ka need müügiprognoosi, et mõnedes riikides äkki jääb see nagu ost lahjemaks. Ei tea, aga samas siit ongi ju hea küsimus esitada kohe praktiline saatejuhtidele, et kas lähed ostma, Hans? Kui aus olla, siis ma kaalun väga, sest ma nüüd eelmine aasta ei ostnud ja mul on päris mitu aastat vahet, aga mul on see nii hea eluiga, mul on vist veel XS Max ja see on nagu nii hästi siiamaani veel töötab. Et nagu king ei pigista kuskilt. Ja ma vaatan seda iPhone 13, mida see siis pakub? Miks seda võiks minna ostma? Ja esiteks ta näeb välja täpselt nagu eelmise aasta iPhone 12. Ei ole täpselt, see kulm on väiksem seal üleval, aga ta on ütleme imaginaarselt väiksem. Kui sa kõrvuti paned seda aru, aga tegelikult ta on ikkagi olemas ja ta on lihtsalt natukene kitsam, aga põhimõttelist vahet seal ma arvan ei ole. Aga üks väga tähtis erinevus on, et sa saad signaliseerida, et sul on uus telefon. Nimelt iPhone 12 versus 13. Taga on siis need kaamerad paigutatud ühel mudelil üksteise alla, teisel on diagonaalis. Et sa näeksid kohe kaugelt ära, et mulle ometi ei ole iPhone eelmise aasta 12, vaid mul on uus, et mul on need kaamerad veidi erinevalt paigutatud. See on nagu automeestel on kuskil tagatuled on natuke teise kujuga, et siis kõik teavad, et sa ikkagi ostsid uue. Mina näiteks ostsin eelmisel aastal ja mina vist ei plaani minna ostma, sest minu jaoks see ongi vaata see selline nagu vaheaasta mudel Apple'il mingis mõttes, et üle 2 aasta tulevad need sellised suuremate uuendustega tihti peale välja ja nüüd ongi eelmine aasta tõi uue disaini, ta on selline kandiline ja nüüd on siis, kui ma loen need uuenduste nimekirja, hakkame peale, suhteliselt vähe asju, igal aastal tuleb ju uus protsessor, see aasta on ka A15 ja mul on kuri kahtlus, et see A15 ei ole märkimisväärselt teistsugune kui A14, sest igal aastal Apple paneb oma esitlusel välja mingi graafiku, kus ütleb, et meie uus protsessor on, ma ei tea, kuni 60% kiirem kui meie eelmine protsessor. Siis nüüd nad ei võrdle, ma ei mäletagi, kas seda on üldse olnud viimasel ajal, nad ei võrdle seda uut protsessorit mitte enda eelmisega, vaid mingite anonüümsete konkurentidega. Ja see on nagu mõnes mõttes, mulle tundub vihjena, et kui nad võrdleksid enda eelmisega, siis numbrid oleks päris väiksed.
aga protsessor on ülikiire, ei ole, ma ei oleks osanud nagu paremat tahta. Ekraanid on eredamad natuke, ei ole mind seganud siiamaani tegelikult igapäevases kasutuses. Ja sõltuvad telefonist on seal 1 kuni 2 aku pidavus parem, mis võib olla argument. See on hea. Aga kõik telefonid on ka raskemad. Mitte palju, aga mingi, ma ei tea, 10 grammi, eks ole. Et kuskile on see siis nagu pandud. Ja põhimõtteliselt ongi ju nagu suurtest asjadest kõik, ma ütleks. Mõõdud on täpselt samad, aga üllatuslikult minu jaoks tuli välja, et kaamerates on ikkagi väga palju innovatsiooniruumi veel sees, telefoni kaamerates. Ja mulle just tundub, et põhilised uuendused võrreldes eelmise aastaga vähemalt ongi seal kaamera valdkonnas toimunud. Ma ei tea, kas sul on sama mulje? Jah, selle asja nimi on siis computational photography ehk siis arvutuslik fotograafia, kus mitte ainult asi ei ole füüsikas, et kuidas valgus läbib läätse, vaid mida protsessor ja tarkvara suudab sellest kaamerasse jõudva infoga nagu lisaks juurde teha. Ja need pildid on ägedad, mis on siis üks uus režiim on siis, nimetavad seda kinorežiimiks, see on äge. mis suudab kui tava portreefotot tehes on võimalik, et sa fokusseerid inimesele ja siis telefon saab ise aru, et inimesest eemal olevad asjad on tegelikult kaugemal ja teeb neid kunstlikult rohkem uduseks, mis toob see inimese hästi esile taustast. Et siis nüüd põhimõtteliselt suudab see kinorežiim videot filmidest teha sama asja. Ma filmin näiteks sind ja kaamera saab aru, et sa oled taustast eemal ja teeb tausta veel udusemaks ja see kõik jätab nagu sellise väga professionaalsema. Aga nüüd, kui ma olen kaadris ja vaatan otse kaamerasse ja räägin, esitlen näiteks oma, ma ei tea, selja taga olevat maja või mingit tuba näiteks, räägin, mis seal on ja võib-olla on seal inimesed ka ja nüüd, kui ma pööran oma pilgu kaamerast ära üle õla, siis see tehisintellekt, mis iganes mul seal telefonis sees elab, see saab aru, et minu peale pole mõtet enam fokusseerida, sest mina vaatasin kaadrist ära ja siis ta teravustab selle tausta peale. Ja nüüd, kui mina vaatan või tuleb keegi teine näiteks jalutab kaadrisse, siis ta teeb nagu sellist filmimaagiat natukene. Natuke siuke režissöör on seal sees, mis ongi see arvutuslik fotograafia, ehk siis mitte lihtsalt füüsikaliselt vaata, et kui kaugel on mingi objekt, et sinna fookus panna, vaid ka mida see objekt teeb, on ju, et kas ta vaatab kaamerasse või mitte. Ja ma tahaks näha, kuidas nad ise ütlesid, et see, kuidas ma ütlen, et avab täitsa mingid uue žanri sisuliselt mobiilivideo tegemisel ja kõik oli väga suurejooneline see jutt. No ma tahaks näha, mida see tegelikult tähendab ja kuidas ta nagu tegelikult töötab, sest kõik sellised nii-öelda nutikad assistendid, neil on ikkagi suur oht olla lihtsalt tüütu. Ja teha valet asja valel ajal ja kõige suurem oht on see, et selliste nii-öelda nutikate assistentide puhul, et sa ei saa aru, kuidas ta töötab või mis hetkel ta midagi teeb või mis hetkel ta ei tee, et tema käitumine ei pruugi olla ette aimatav. Ja siis on see pigem nagu tüütu, et saab näha. Aga see on kõigil uutel telefonidel, selle jaoks ei pea Pro'd ostma. Et nii palju kui ma aru sain, siis see tuleb kõigile. Pro on ikkagi nagu iPhone Pro on, mida te paneme mõtlema, et inimesed, kes lähevad Pro'd ostma, et kas nad tegelikult ka lähevad ostma seda sellepärast, et seal on need tõesti profile rohkem eriala režiime või nad tahavad lihtsalt kõige paremat kallimat. Sest et see Pro mul tundub on ikkagi päris hea selline tööriist telefon, kes töötavad visuaalse materjaliga. Parim näide sellest. Jah, operaatorid, ükskõik mille jaoks sa filmid või midagi visuaalset materjali kogud, et ta on nagu väikest mõõtu superfilmi kaameragast. Näiteks viimane näide on ProRes videoformaat, mida tavalisel inimesel, kelleks mina ennast loen foto- ja videomaailmas, mul küll ei lähe ProResis midagi vaja, aga kui sa teed mingit järeltöötlust, siis ProRes formaadis video on väga praktiline asi. Seal on muidu huvitav nõks, tead või? Et tulid välja ka nüüd suuremad mälumahud, nii et Pro telefoni kõige nii-öelda kallim versioon on siis 1 terabaidine. Ja ma arvan, suur põhjus on see sama ProRes, sinna saab salvestada vist, ma nüüd peast ei mäleta, see oli mõni tund, seda ProRes materjali mahub siis sinna terabaidi sisse. Oli võib-olla 4-5 tundi vist. Aga need telefonid ei ole USB-C-ga. Nad on selle sama vana Apple'i Lightning kaabliga, mis on USB 2. Ja nüüd on terve internet murrab pead, et kui sa oled see prof ja oled salvestanud sinna endale 4 tundi ProResi ligi 1 terabait, siis kuidas sa saad selle telefonist kätte? Sest mälukaarti ei ole, mida sa saaks välja võtta. Ja sisuliselt ainuke variant ongi USB 2 kiirusel, kus see võtab siis, ma isegi ei tea, aga tunde. No see võtab
mingi uskumatult palju aega ja sellele küsimusele head vastust ei olegi ausalt öeldes. Jah, kopeerimine võib olla kauem kui see salvestamise aeg oli, et jah. Aga mälumahust rääkides veel, siis mis on tegelikult mõistlik, mida alati Apple tilgutab niimoodi jupi kaupa iga aasta juurde, aga on see baas mälumaht, et kõige väiksema mahuga telefon, mida osta saab üldse, mitte Pro, aga muidu üleüldse iPhone 13 on nüüd 128 gigabaiti. Ja see tundub mulle väga mõistlik olevat. Mulle tundub, et see katab ära nagu sellise, ma ei tea andmeid, aga ma kõhutun ütleb, et 80-90% telefoni omanike baasvajadustest. Et võibolla 10 on neid, kellel on rohkem seda ruumi vaja. Minul on rohkem ruumi telefonis, ma vaatasin, ma ei kasuta üle 128 gigabaidi tegelikult seda ära, nii et ehk siis ükskõik milline iPhone 13 osta, siis on seal piisavalt ruumi, ma arvan enamik inimeste jaoks. Ma hakkasin praegu peast arvutama, või mitte peast, vaid kiiresti, see otse-eetris arvutamine on alati väga ohtlik tegevus, aga kui nüüd doktor Google õigesti väidab, siis selle terabaidi kopeerimine üle selle Apple'i valge juhtme peaks võtma 16 000 tundi. Ja see tundub mulle nüüd isegi nii suur, et see ei ole enam isegi naljakas. Võib-olla mõni kuulaja, kes ei ole otse-eetris praegu ja kellel ei ole survet, et ta peab ka minuti pärast midagi ütlema, arvutab selle rahulikult läbi, kommenteerib või saadab meile, et kas see päriselt on võimalik. Aga sellised asjad. Ühesõnaga. Uus kell tuli ka. Ma arvan, me teeme siia väikse pausi ja siis räägime kiiresti kellast ja iPadist, aga telefoni osas korralik värk, mingid satelliidiühendusi ja kõike, mida siin enne nii-öelda lekitati, mitte midagi ei tulnud. Et on natuke paremad iPhone'id ja ma arvan sinna. Ei ole ka ühtegi põhjust, miks neid ei võiks osta. Ma vähemasti ei oska öelda. Nii et teeme siia pausi ja siis jätkame. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund jätkub ja vaatame korraks veel peale Apple'i uudistele. Me rääkisime uuest telefonist, aga telefon ei olnud ainukene uus toode või uudis, mida Apple näitas. Nutikellade turul on Apple Watch liider ja nad liidri kell siis sai uue mudeli, milleks on numeroloogiliselt järgmine number Apple Watch 7, millel on sellised välimuslikud uuendused põhilised, et kell ei tee midagi erilist palju rohkem kui varasemad kellad, aga on lihtsalt suurema ekraaniga ja kuna kell ise on nii väike asi randme peal, siis iga millimeeter suurust juurde ekraanil annab tegelikult päris palju, et see on siis lausa umbes viiendiku võrra suurem ekraan võrreldes eelmise mudeliga ja kellel on mõni vana kell, siis Apple Watch 1, 2 või 3 lausa poole võrra suurem. Ja samas sellega on see kell on suuremaks läinud ka, et need korpused on seal kuskil 41-45 millimeetrit, et kell on nagu suur. Muide ma ütlen vahele sinna kella jutule, et nii nagu ma eelmise lõigu lõpus kahtlustasin, ma arvutasin natuke valesti. Ma arvutasin õigesti, aga see oli sekundites. Nii et tegelikult see aeg on siis kuskil 4,5 tundi. Mis ei ole nii absurdne, aga mis on ikkagi väga-väga pikk aeg. Et ma arvan, et sa ei taha istuda oma uue iPhone'i kõrval mitu tundi ja oodata, kuni see materjal kuskile kopeeritakse arvutisse näiteks. Võib-olla üle Dropboxi on kiirem, ma ei tea. Ühesõnaga, lähme kellaga edasi. Ehk siis kell on suurema ekraaniga, suurema korpusega, aga teeb seda sama, mida tegid eelmised kellad. Nii et, mis on huvitav, et nüüd on USB-C peale üleminek ka kella juures. Kas siis peaaegu kõikidest toodetest nüüd peale telefoni enda on Apple jõudnud USB-C peale? Ma arvan, et see kõige odavam iPad vist ei ole ka USB-C peal veel. Jah. Just. Ja ma ei tea, sinul on need kõrvaklapid, millega sa neid laed, kas see on USB-C või see on telefoni see Lightning laadija? See on juhtmevaba ja USB-C. Okay. Nii et seal on ka USB-C, see on standard, aga ühte Lightning juhet on ikka kodus vaja veel siis, kui just ei lae juhtmevabalt seda telefoni. Kodus, üks autos, üks seljakott, üks suvilas, üks kontoris, kui sa veel käid ja nii see raha tuleb Apple'ile. Tegelikult ebameeldiv, võiks ikkagi välja vahetada. Aga kellast rääkides, kas seal peaks mõtlema, ta vist ei ole eelmise aasta kellaga võrreldes ka nüüd sellist hüpet teinud, et peaks vahetama. Midagi sisulist vist väga juurde ei tulnud ju. Ei ole jah, ei tulnudki, et
võib-olla eelmine aasta oli see vahe veel väiksem, et kes eelmine aasta vaatas Apple Watch 6, siis läks poodi ja ostis Apple Watch 5 nagu mina tegin, sest seal ei olnud tõesti peaaegu mingit vahet ei olnud. Või no okei, väga väike uus funktsionaalsus. Nüüd on see ikkagi suurema ekraaniga ja ta on selles mõttes äge, sest see suurem ekraan on parem. Aga ma tean, et väga paljud kellakandjad eelistavad peale Apple Watchi hoopis muid brände ja siin nagu Apple ei ole väga palju eristu rohkem oma kellaga, nii et selline nii ja naa uuendus. Aga uus iPad tuli ka. Ja see oli mõneti vist kõige suurem üllatus mulle tundus inimestele selle Apple'i ürituse juures, et tuli uus iPad mini, mis on siis 8,3 tollise ekraaniga iPad, väike beebi iPad. Eelmine tuli paar aastat tagasi ja oli selle nii-öelda vana iPadi disainiga, aga nüüd on ta siis saanud selle nii-öelda Pro disaini või selle kandilise, samasugune nagu telefonid on ja samasugune nagu on iPad Pro ja vist ka Air on selle kandilise kujuga, et Apple ütlustab oma disaini ja näeb väga kena välja, on väga võimas, 5G on sees, USB-C, kõik täiesti vinge seade. Ja ma ei tea, kellel on vaja väiksemat iPadi mingil põhjusel, siis ma arvan, et see on hea. Kuigi ma enam ei tea, kellel seda väga võiks vaja olla, et ega nad ei ole enam tegelikult, need tavaline iPad ei ole ju ka nii suur ja nii raske. Aga kellelgi on. Ma arvan, et sellega võib kokku tõmmata Apple'i jutu, et küllap tuleb sügisel veel uudiseid ilmselt mõndast sülearvutitest, aga eks seda näeme. Microsoft Satya Nadella ise kirjutas siin üks päev, et kuulge, et nüüd võite paroolid ära unustada reaalselt, sest parooli pole enam vaja. Microsofti konto, mida kasutatakse ju näiteks ükskõik, kas sa kasutad mingit postkasti või pilveteenust, OneDrive'i või muud, siis Microsofti konto on nüüd võimalik muuta parooli vabaks. Ma tegin selle ise läbi, proovisin. Mina saan nüüd Microsofti kontosse sisse logida oma kasutajanimega, mis on meiliaadress. Kas mina saan ka või? Et kui sul parooli ei ole, et kuidas see asi käib? Et sa pead ära arvama mu kasutaja nime ja oled sees. Ei, õnneks nii lihtne see ei ole, et mis siis on parooli asemel, mis tuvastab Microsoftile, et seal on mina, mitte sina, kes sinna sisse logib. No tegelikult need on need kõik asjad, millest me oleme aastaid rääkinud nendest teisest faktorist ja kolmandastki isegi. Lihtsalt esimene faktor, parool, kukkus ära, mis on kõige nõrgem lüli. Nüüd tuleb telefonis on rakendus nagu Microsoft Authenticator ja see küsib, et kuule, kas sa tahad sisse logida? Siis ma vastan seal jah. Ja veel tagavara varianti on ka, et on võimalik lisada sinna oma mingi varu meiliaadress ja telefoninumber, sest et kui mul see telefon nüüd ära kaob, midagi juhtub, ma olen sellest Authenticator äpist ilma, siis ma pean kuidagi selle taastama. Ja ma just tahtsin küsida, et mis siis saab et või telefon tõesti kaob ära, jookseb kokku mis iganes, et kuidas sa taastad siis seda selleks siis ongi enda telefoni vahel? Uues telefonis uuesti selle Authenticator äpi paigaldama ja siis oma mingisuguse muu infoga, olgu see telefoninumber või olgu see mingi muu meiliaadress, lisameiliaadress, siis selle tuvastuse läbi viima. Et seal on mingi omad riskid, aga Microsofti kalkulatsioon on see, et parooli omamine on lihtsalt palju suurem risk kui need teised. Ehk siis paroolid, mis on inimestel lühidad, ära arvatavad, korduvad, lekkinud sadu või tuhandeid kordi, et nende kaudu on palju lihtsam rünnata ja inimest ka teavad see parool välja õngitseda, kui neid teisi viise, et keegi saadab sulle sõnumi ja ütleb, et ma olen Microsoft, palun ma ei tea, login nüüd sisse, et seda pettust on palju raskem läbi viia ja see on turvalisem, kui et parooli küsida. Sellega ma olen nõus, ma lihtsalt just mõtlen selle, just nende olukordade peale, et kui see asi, kui sul telefon nagu ära kaob, et mis siis nüüd sinu jaoks nagu lihtsamaks või turvalisemaks läks, et see on omaette nagu küsimus, et kogu nüüd siis see turvarõhk on tegelikult Microsoft, mitte ei ole enam Microsofti käes otseselt, vaid see on sinu telefonis või et vastutus on nihkunud natukene lihtsalt. No nii ja naa, kui ma tuleks nüüd puhtalt lehelt läheneks sellele, ma teen uue konto Microsofti juurde, ma ei pea parooli sinna panema. Ma lihtsalt ütleb mulle, et palun pane see Authenticator rakendus oma telefoni, mul on see ja saadki sisse logida. Et tegelikult see võiks teha asju lihtsamaks küll keskmisele kasutajale.
ja lihtsamaks küll, see on tõsi. No Google kasutab ka ju midagi sellist, et nemad veel, neil on parool ja siis tuleb sulle telefoni peale küsimus, et kas see oled ikkagi sina. Et nad kasutavad mõlemat, aga Microsoft on seda paroolitud tulevikku ju tükk aega juba taga ajanud või sellest unistanud ja sellest rääkinud, et nad tahaks minna, aga ütleme, elades e-riigis, kus sul on Smart ID, mobiilid, ID-kaart, siis kõik need katsed tunduvad nii imelikud, et nad tegid nagu õige asja, eks nad kaotsid ära parooli ja sa saad sisse logida oma telefoniga. Aga seal telefonis ei ole su Smart ID ja kui sul see ära kaob, sa ei saa minna mingi ametniku juurde ja et riik siis nii-öelda tunnistab uuesti, et sina oled sina. Et sa pead ise vaatama, et sa peab olema oma mingisugune tagavara, mingisugune asi, kus sa saad siis nagu Microsoftile tõestada, et sina oled sina. Et Eesti kodanikuna vaadates ma ütleks, et suurepärane plaan, võiks kõik Facebookid, Google'id ja Apple'id viia mingi Smart ID-laadse asja peale üle ja kui sul tekib probleem, eks, et siis sa lähed kuhugi sinna piiripolitsei, mis iganes amet see on, lähed Siseministeeriumisse, ütled, et mina olen mina, näitad oma passi ette. Et neil on nagu mingi jupp, mulle tundub sellest lahendusest puudu või vähemasti väga imelik. No, nendel on takistuseks see, et nad pakuvad seda globaalselt, alates Bangladeshist kuni Eestini. Ja see on väga erineva taustaga nagu taustsüsteemid, nii et see teeb see asja raskemaks, aga meie vaatenurgast, Eesti kontekstis Eesti inimene tuvastab ennast ikkagi, nagu sa ütlesid, see on nii lihtne ja toimib, ma saan logida panka ka ilma paroolita sisse. Ma panen panka, minnes oma kasutaja nime ja telefonis jällegi kinnitan sisse logimise ja selles mõttes Eesti inimesed elavad juba ammu paroolite maailmas. Just, kuigi Microsofti ja ütleme eriti nende Google'ite ja Apple'ite seisukohast, ma arvan, kõige suurem põhimõtteline takistus on see, et neil on ikkagi täiesti vastuvõetamatu, et nende teenuste kasutajana sa pead olema isikustatud. Eks, et sa pead oma nime, näo, numbri, oma naha ja karvadega olema seal. Meil Eestis pank, maksuamet, see on loogiline, et keegi peab teadma, kes sa päriselt oled. Aga teisel pool piiri on väga palju riike, kus see, et keegi ei tea, kes sa oled, on kolmveerand asja väärtusest. Ja kahjuks nii see läbi ei lähe. Aga näeme, ma arvan, see valdkond, see identiteedi valdkond toob veel mingid põnevaid uuendusi ja lahendusi. Kindlasti. Ja tundub, et järgmine saade räägime pikemalt, kuidas Eesti riigi vastu rünnakuid tõrjutakse, sest et nüüd me lähme pausile ja siis tuleme tagasi virtuaalsesse maailma. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitunni saade jätkub ja meil on täna nüüd stuudios, meie virtuaalses stuudios üks külaline, kellega me räägime järgnevad minutid tulevikust ja võib-olla ka minevikust ja olevikust virtuaalreaalsusest. Selleks on Märt Lume on Eesti virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse assotsiatsiooni juhatuse esimees ja pluss sa peale selle tegeled veel, ma saan aru sellega, et tuua see õpilasteni. Tere Märt! Tervist, jah, see õpilaste toomine on firmaga Futuklass Tartus ja me loome keemia, füüsika, õpimänge virtuaalreaalsuses 8. ja 9. klassi õpilastele. Juba 15 Eesti koolis võib neid kohe varsti proovida. No me kutsusime siin saatesse sellepärast, et me ise siin üks saade natukene rääkisime ja mõtlesime, kuidas jälle tulevad suured tehnoloogiagigandid välja uute lahendustega, mida me võiksime virtuaalreaalsuses või mingis muus reaalsuses näha. Ja sina tead seda teemat lähemalt ja me saame natukene arutada, aga me peame natukene alguses neid sõnavara korra ühele lehele saama. Sul on kindlasti oma sõnavara, meie räägime ühte ja võib-olla kuulaja saab hoopis kolmandat asja aru. No kui sa paned prillid pähe, Oculus'e või mingisuguse, mis meil siin veel need on, siis ja näed seal mingit ekraani, üks vahe isegi sai panna niisugused nutitelefoni endale silmade ette, see on väga eriti naljakas. See on virtuaalreaalsus, eks. Ja teine tuntud... Ja teine tuntud on liitreaalsus, mille näidet, kõik mäletavad Google Glassi, mis oli esimene suure pauguga tuli ja kadus ära nii-öelda tarbijatootena. Et sa näed tegelikult ümbritsevad maailma ikkagi enda ümber, aga seal siis midagi on silmadele ilmuvad veel. Et need on siis virtuaalreaalsus ja liitreaalsuseks. Jah, täpselt on terminid kohe kallast ära saada ja ma ise ka kasutan pigem
lihtsalt liitreaalsus ja virtuaalreaalsus ja ma korra seletan ka, mis nad on. Et virtuaalreaalsus on siis, kui sul on kogu ümbrus on nii-öelda kaetud ja kõik sisu, mida sa näed, on digitaalne. Et see enamasti eeldab seda, et sul on mingid prillid, mis sul vähemalt katavad ära silmakoopad ja sa sealt läbi ei näe. Ja teine siis võrdluseks on liitreaalsus, kus sa näed digitaalseid objekte. Virtuaalreaalsuse suur pluss on ju kohe see, et sa võid olla absoluutselt teises keskkonnas, ma ei tea, vihma metsas, maa all, kosmoses, aga probleem on see, et pea hakkab ringi käima. Et sa tegelikult istud tooli peal, aga kui su silmees olev maailm keerleb, siis tekib peas konflikt. Liitreaalsusega seda muret ei ole. See on õige, aga samas need jutud on natukene, ütleme mõned aastad vanad, et tegelikult tänapäeval see sõltub ka äppide disainist, aga tänapäeval seda probleemi praktiliselt ei ole, et on võimalik tõesti, et kellelgi hakkab iiveldama, aga see on suht harv juba, et kui proovite, siis saate aru, et see on kõvasti edasi läinud vahepeal. No miks nüüd septembris on jälle see teema, miks me oma saates siin rääkisime ja nüüd räägime, Facebook tõi koos Ray-Baniga uued prillid välja ja uusi asju plaanitakse. Miks on seal nüüd uued terminid jälle mängus nagu, kuidas siis ongi? Nutiprillid vist võib öelda või? Ja siis on veel mixed reality. Kas see on midagi veel nende eelmisest erinevat? Head küsimused. Kõik põhimõtteliselt on nii, et iga suur firma, kes liigub sinna liit- ja virtuaalreaalsuse tuleviku poole, tal on huvi näidata oma terminoloogiat kasutades oma enda toote tugevusi. Et mixed reality oli Windowsi tegelikult või selle Microsofti välja mõeldud termin. Ja ta püüdis ennast nagu distantseeruda Pokemon Go laadsest prillidest, mis siis nagu on liitreaalsuse prillid rahvasuus. Aga tegelikult minu arust oleks lihtne lihtsalt kasutada sõna liitreaalsus ja selle all mõelda seda, et sa näed enda ümber digitaalseid objekte. Et jah, need liitreaalsuse prillid saavad olla erineva nagu tarkusastmega, et nad võivad kas lihtsalt sulle asju näidata nagu Pokemoni, sa näed lihtsalt oma ekraanil või mingit videot võid vaadata, või nad võivad saada väga sügavalt aru su keskkonnast, et kus on objektid, kuidas nad liiguvad, eks ju, kas neist saab läbi vaadata, kõik sellised asjad, mida lahendatakse aastate jooksul. Mina ei mäleta, mis aasta oli, võib-olla sa oskad ise öelda, kunas tuli esimene Oculus'e peakomplekt. Ma mäletan, see oli ammu, 2000, ma ei tea, 10, 11, 12, midagi sellist. 11, 12 nagu oli ta esimest korda. Ja ma mäletan, ma tellisin selle prooviks, sest tundus nii huvitav, et mis imeasi see on ja seal oli mingi kuulus demo, oli mingi Toskana villa, kus sai nagu ringi vaadata üle ääre alla ja siis oli natuke hirmus ja natuke ilus oli ka. Ja sellest ajast peale on see nii virtuaalreaalsus kui hiljem siis see liitreaalsus kuidagi kogu aeg nagu tulemas olnud, eks? Et kogu aeg on jutud, et nüüd tuleb, nüüd veel päris nii kaugel ei ole, aga nüüd tuleb ja tuleb. Ja tegelikult ei ole, me oleme ikka selles olukorras, et me kutsusime siin saatesse, on ju, et me räägime, et nüüd varsti tuleb. Mis see nagu areng vahepealsete aastate jooksul on olnud? Kas sa saad selle kuidagi kokku võtta, et kas me oleme üldse edasi liikunud selle asjaga ja kuidas? Ja me oleme tegelikult palju edasi liikunud ja eks nende tehnoloogia arengutega ongi nii, et ta niimoodi vaikselt täieneb ja siis ühel hetkel saavutab sellise kriitilise piiri, kus ta on mingiteks uuteks kasutusjuhtudeks täiesti küps. Et näiteks minu hea sõbranna klassiõde Brüsselis, kes on suht tehnikakauge inimene, aga ostis nendel Oculus Quest 2 prillid ja me läheme taga see nädalavahetus discgolfi mängima virtuaalreaalsuses. Ma arvan, meil saab väga lõbus olema ja see on väga lihtne, et see arengu võib-olla kokku võtta, et need prillid on nüüd piisavalt kerged ja lihtsalt kasutada ja mugavad, et sa võid nad lihtsalt ette panna ja sul on juba päris hea resolutsiooniga siuke pilt ja kiiresti reageeriv ja ka need puldid on põhimõtteliselt, neid on mugav kasutada. Kuigi tuleb ka käte trackimisega, käte asendi jälgimisega nagu kasutajaliides, see on juba töös. Mulle väga meeldib see konkreetne näide, mida ma peaks tegema, et ka sõbraga mängida discgolfi. Mõlemal on vaja Oculus't, siis mingid võimekat PC-d, arvutid, lauaarvutid. Ei, see on, ei ole üldse, see Oculus Quest 2, see käib sulle otse, lihtsalt paned pähe ja seal on kõik sees juba oma operatsioonisüsteem ja lihtsalt paned ta käima ja downloadid seda discgolfi mängu saab veel tasuta downloadida ka, Rec Room on ta nimi. See on üks sealt olevatest mängudest. Ja natuke sisselogimist tuleb küll teha Facebooki konto
mis ilmselt selle probleemi lahkamine võib eraldi podcasti võtta. See võib olla see viimane asi, mis kaabni selgroo murrab, aga ruumi on siis vaja ka, et ma kätega hakkan kuidagi, kas selles mängus ka jälgitakse käsi või see on ainult? Vabandust, see teine suur asi peale selle, et on seest väljaspoole siis ütleme trackimine, lihtsam aru saada. Et enam sul ei ole vaja mingisuguseid andureid, mis jälgivad sind eemalt ja sa pead nad seadistama ja nad peavad sind kogu aeg nägema, vaid sul on kaamerad on ehitatud sinna prillide sisse ja nad vaatavad ise välja ja nad oskavad su keskkonna järgi paika panna, kus kohas täpselt on su pea, kuidas ta liigub, eks ju, ja kuidas su käed liiguvad. Et see teeb väga mugavaks tegelikult, et päikse käest ta veel ei tööta hästi, aga põhimõtteliselt, kui sa oled kuskil varjulisemas kohas siseruumis, sa võid igal pool selle peaseadme välja võtta ja sul on kohe virtuaalruum, kus sa saad ringi lasta. Ja sa ütled, et see ei aja südant pahaks ka enam? Kindlasti ja seda ma võin peaaegu garanteerida 97% vähemalt. Super, Märt Lume garantii. Ja minu meelest oli ka üks selline põhimõtteline hüppe oli see, kui see sama Oculus Quest tuli, see oli üks esimene praktiliselt peakomplekt, mis ei vajanud mingit jamamist nagu, et ta töötaks. Teda ei pidanud ühendama arvuti külge juhtmetega ja tal ei pidanud mingit ühilduvat telefoni tema sisse panema, et ta ongi asi iseenesest täiesti valmis toode. Mis töötab, riistvara on valmis, tarkvara on valmis, pane pähe, tõmba mängud ja täitsa nagu läheb. Aga ometi, ja ta ei ole ka nii kallis, ta maksab mõni 100 €, eks, et inimesed ostavad. Ta maksab 300-400 vahel, pigem vist 400 poole. Aga me ei räägi enam tuhandetest. Facebook ikka, Facebook doteerib seda kindlasti, et nende huvi on, et see jõuaks paljude inimesteni ja nad saavad, nagu mängukonsoolidelgi siis, kuna mängud on selline dominantne tarkvara hetkel siiski, millest makstakse, et mängud on see, mis neile tagasi teenivad nagu selle raha. Aga ütleme, isegi see Oculus Quest, ütleme, pigem on see väga harv, kui ma näen kedagi või kuulen kellestki, kellel see on, kes seda kasutab. Minul ei ole, ma ei tea, Ants, sul on, vist ei ole, ma pole siin näinud sellega. Et ta ei ole ikkagi väga suurt levikut nagu saanud. Kas sa Märt arvad, et see on nagu praegu selline algus, et kohe varsti saab või on seal veel mingisugused probleeme, mis ikkagi vajavad nagu lahendamist? Sõltub milleks, et praegu nüüd üle 5 miljoni müüdud, eks, et nad ise panid 10 miljonilise, eelmine sügis tuli välja Oculus Quest 2 siis, et nad ise arvasid 10 miljoni pealt on selline ökosüsteem, kus on juba paljudel uutel arendajatel mõtet liitud, et nad saavad finantsiliselt piisavalt sealt nii-öelda tagasi. Minu arust, ma ei teagi, et sõltub, mis kasutusjuhtudeks ma arvan osta, et praegu sellist koroona ajal kodus istuda ja tööd teha, et see on juba ka kasvav kasutusjuht, aga jah, see tõesti see on nagu pigem vist erand, et kogu firma annab mandaadi, et nüüd peab olema Oculus Quest 2. Aga see on nagu selline mõnus lisavõimalus, ma ütleksin, et me näiteks oma VR ja AR assotsiatsiooniga EVR siis korraldasime mitu üritust koroona ajal, kus me olime lihtsalt 50-kesi ühes ruumis, keegi andis presentatsiooni, ajasime juttu ja kõik oli nagu päris 2 tundi kestis. Et jah, ma arvan, et need üksikud inimesed nagu ostavad endale kas mängimiseks ja muidugi lastele see väga meeldib, et mu õelastel on esimene küsimus 10-aastane, et kas VR-iga tõid Märt ja lähevad kaovad sinna tuppa ära kohe, et ma arvan, noorem generatsioon saab sest võib-olla paremini aru, kui vanem veel ei saa. Ja. See on muide väga tähtis märk, et me võime siin igast juttu rääkida, mis me kiidame veel aidame. Ja kui noored lähevad, tuleb nende järgi minna. Ma küsin korra vahele, mis platvormis näiteks koosolekuid peate, kui 50-kesi kohtute kuskil koosolekuks? Üks hea on Spatial, see on Oculus Quest 2 peal. Tegelikult neid on umbes 5-10 tükki, et peale koroonat tuli neid palju rohkem juurde. Facebookil endal on väga huvitav Horizon Workroom ja see on just sellepärast huvitav, et kuigi sa oled virtuaalreaalsuses, sul on ka kaamerad ja sa näed läbi nende nagu päris maailma ka. Ja sa saad siis nii-öelda segada nii, et sul on ütleme 3-4 arvuti monitori või ekraani, mis on sinu päris maailma peale nagu pandud nähtavaks ja sa võid siis palju suurema tööpinna endale luua, et see annab ka sellisest liitreaalsuse tulevikust aimu, kus me võime olla ükskõik kus ja meil on mega nagu selline töökeskkond loodud lihtsalt ei kusagil, lihtsalt nägemise jõul nagu. Ma arvan, et see on hea koht, kus teha paus ja siis me tegelikult võiksimegi sellest Facebooki Horizon Workroomist ja müstilisest asjast nimega Metaversum rääkida edasi.
Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Digitund läheb edasi ja me jõudsime nüüd teha sellise ülevaate, et kus me oleme ja kuidas me siia saime virtuaalreaalsuse maastikul, aga vaatame siis, kus me edasi läheme. Ja Facebook, Mark Zuckerberg usub väga sellesse, ostis ära Oculus'e, nüüd arendab uusi platvorme, teeb koostööd teiste ettevõtetega ja tema siis esitletud selline, mis on see keskkond või platvorm või maailm või nimisõna, mida püüdakse meie keelde juurutada, on metaverse. Peaks olema see, kus me kõik hakkame käima. No kuidas, Märt, sina aru saad sellest, mis see metaversum on ja miks see meile nagu oluliseks saab? See on hea küsimus. Et see termin ise tuleb 92. aasta raamatust Lumevaring, Neil Stephensoni poolt välja antud ulmeromaan, kus tegevus toimus siis nii päris maailmas kui ka sellises 3D internetis nii-öelda. Ja selleks võib kõige lihtsamalt kutsuda metaversumit, et ta on nii-öelda järgmine interneti generatsioon, mis on siis ruumiline ja mis on kõikjal meie ümber, mitte me nagu ei lähe ühelt veebilehelt teisele. Ja igal firmal on siis natuke ka oma selline lähenemisnurk sellele, jällegi vastavalt nende nii-öelda toodetele, et see järgmise põlvkonna ruumiline internet koosneb väga paljudest sellisest uutest tehnoloogilistest tükkidest või seal on vaja palju arenguid teha. Et see tehnoloogia, see torustik peab olema kiirem ja kõik, kuidas 3D-sceene reaalajas renderdada ja kuvada ja prillid peavad olema ägedad ja kasutajamajandus ja et need eri firmad siis on kõik eri nurga sellele leidnud. Et Epic ja Roblox näiteks tahavad, eks ju, tuntud mängude tootjad soovivad, et Apple ei maksaks 30% ja et nad saaksid oma kasutaja majanduse, nii-öelda looja majanduse seal käima ja Facebook ise soovib olla nii-öelda pumba juures siis liitreaalsuse ja virtuaalreaalsuse prille kontrollides ja kogu seda juurdepääsu nii-öelda. No kas see üks koht... Igal firmal on oma kasutusjuht nii-öelda. Kas üks koht, kuhu Facebook tahab, et me läheme, on siis see Facebook Horizon, mis on just kui nagu maailm või keskkond, kus näiteks pidada mingisuguseid kohtumisi. No meil on 3 inimesega raadiosaate salvestus praegu, me võiks istuda mingisuguste, no ma ei taha nagu seda lapsikuks teha, aga istuda kriipsujukudena kuskil 3D toas ja rääkida üksteisega. Jah, ma tegelikult arvan niimoodi, et kui me vaatamegi, et kuidas virtuaal- ja liitreaalsuse tehnoloogiad arenevad, et virtuaalreaalsus on mõnevõrra ees, sest ta on see tehnoloogiliselt lihtsam, et sul ei ole vaja ümbritsevast väga aru saada, et sul on ainult vaja, et ta jälgiks, et ta teaks, kus miski asi on, aga sa ei pea nagu tundma seda keskkonda. Ja liitreaalsuses sa pead, et siis ja seetõttu on need prillid, mis on siis kvaliteetsed ja istuvad su ninal ja näevad välja nagu need samad Ray-Bani päikseprillid, mida mainisime ja kus samas on, eks ju, väga targalt sensoritega tuleb pilve ja tagasi sulle digitaalsed objektid kuvatud, et need liitreaalsuse prillid tulevad veidi hiljem. Ja seetõttu ongi et ma arvan, et lai selline adoptsioon saab olema siis, kui need prillid ongi nii kerged ja näitavad sulle nii head sisu, et sa lihtsalt pead nad pähe panema, sest telefoni väljavõtmine taskust on juba siis ebamugav. Ja kui me mõtleme, kuidas inimesed loomulikult suhtlevad ja töötavad ja loovad ja et tegelikult meil ei ole ju väga normaalne see, et me vaatame mingit väikest tabletikest ja siis scrollime ja swipeime seal kahtepidi, et pigem me tahaks ikka enda ees asju teha ja kas me räägime siis inimestega või me loeme midagi või et me tahaks, see oleks meie ümber ruumis. Jah, tõmbas kui nii mõelda, et mina vaatan praegu 27 tollist monitori, aga mitte väga kaugelt praegu, sest nina peab mikrofonini ulatuma, aga kui ma nüüd umbes hindaks, siis ma arvan, et monitor on, ma ei tea, 4% minu nagu potentsiaalsest nagu vaateväljast, ma arvan vähem isegi, ehk ülejäänud, ma olen keskendunud suhteliselt väiksele ruudule, kus ma tegelikult teen praegu 99% sellest, mida ma tahan teha, eks, et ülejäänud nagu vaateväli läheb raisku. Mul on mingi toataim siin ja päike paistab natuke aknast silma. Et mõnes mõttes oleks ju loogiline nagu tõesti see, et ma olen täiesti selles keskkonnas, kus ma pean olema, ehk antud juhul teiega koos. Kas sa oled, Märt, ise seda Horizon Workroomi proovinud? Kas tekib tunne, et kuigi seal on multikategelased sulle ümber, aga ma olen nendega kuidagi koos, et vennastumise tunne?
ja see on tegelikult väga muljetavaldav, kui palju ägedam ja tõelisem on see, kui sa oled 3D ruumis kellegagi koos, et see ongi nii, et sa keerad paremale ja sul on seal inimene, tema hääl tuleb samuti paremalt, hääl on väga oluline komponent muideks. Ja sa näed ta silmi ja käsi reageerimas vastavalt sellele, kuidas ta räägib ja sind nähakse samamoodi ja teil on nagu suhtlus hoopis sellisel teisel tasandil, et sul ongi päriselt tunne, nagu sa olid seal ja sa tegid neid asju, mis sa tegid, sa ei vaadanud seda lihtsalt ekraanilt. Siis töö läheb ka libedamalt siis kohe või? Ma ei tea, mul puudub selline kogemus. Jah, no ma arvan, et sõltub, et osasi asju sa tahad teha rohkem oma, et jälle sõltub, misuke töö sul on, et kui sa arendad ja koodi kirjutad, siis sa ilmselt ei taha kogu aeg seal vaadata. Aga kas sa näed ausalt nagu oma südamesse praegu vaadates sellist tulevikku, et me oleme kõik kaugtööl, on ju, Hanson jälle ma vaatan vist kuuris kirves seina peal, et töö ongi nüüd see, et ta läheb hommikul, ma ei tea, 8:50 oma kuuri, paneb selle asja pähe ja siis istub seal põhimõtteliselt kuni tööpäeva lõpuni, täiesti nagu mingisuguses muus keskkonnas või mismoodi seda asja kasutama peaks? Jah, ma arvan, et siin aeg annab arutust. Kindlasti on ta hea selliseks intensiivseks koostööks või mingi teatud asjade tegemisel, et ma arvan, et kõiki asju ilmselt sul ei ole mõtet teha nagu täiesti isoleerituna nii-öelda muust maailmast ja super keskendununa. Et võib-olla tavaliselt saad mitut asja korraga teha või aga ma arvan, et ta kindlasti on järjest nagu kättesaadavam ja järjest rohkem kasutusjuhte leidub. Et ilmselt jah, need Oculus Questi peaseadmed, kui võtta kõige mugavam, ütleme VR-i komplekt, siis sa saad seda 8 tundi kanda küll, aga kas ta, nagu, sa ikkagi ei taha teha lõpuks seda. Või jälle ajaga see läheb kergemaks nii-öelda see pinge, mis sulle pannakse, aga ta on ka suht intensiivne, et selles mõttes ma arvan, et sa kogu aeg ei taha kuskil Matrixi nagu selles poodis istuda, kuidas seda kutsutakse. Et ikka mingi vaheldus nagu on. Aga ma lisaksin siia, et sellepärast ongi, ma arvan, et liitreaalsusel on lõppude lõpuks suurem potentsiaal, sest need on lihtsalt mingid asjad, sul on kuskil nurgas, millest sa päriselt ka hoolid ja sa ei pea kogu telefoni välja võtma, et midagi näha ja sa saad suhelda nagu samamoodi, nagu sa saad normaalselt asju teha oma elus ja saad samal ajal, eks ju, rääkida kellegagi, nagu nad oleks siin või mõtelda oma asju, visualiseerida asju, mis on nagu kontekstuaalselt vastavalt sellele, kus sa oled, et kui sa oled restorani, eks ju, siis kelner on võib-olla virtuaalne ja võib-olla näed üldse mingeid teisi filtreid kuskil, näed maailma mingi muu pilgu läbi. Need võimalusi on nii palju, kui sa mõtlema hakkad, et su kodu võib olla nagu näiteks mobiilise koduekraan, et sul on seina peal mingid ekraanid, telekad, mida päriselt ei ole või sul on, ma ei tea, ilmateade võib-olla on seal külmkaapi peal kuskil ja sa võid mõelda nagu Hullud palju raha saaks kokku hoida, telekat pole vaja ja kunsti pole vaja sentele riputada ja üldse täpselt, sa elad värsida pole seinu vaja. Tühjas kohas, jah. Et kui sa hakkadki mõtlema, et kuidas haridus võib muutuda või näiteks spordi tegemine või üldse sotsiaalne elu ja see meelelahutus ja seal on töö loomulikult, et seal on lihtsalt päris hulluks läheb, et natuke tuleb võtta 5 aasta kaupa, ma arvan, siis saab seda normaalselt näha, mis päriselt töötab, mis mitte. No tuleme korraks veel üldiselt üksikule tagasi, et need prillid Ray-Bani ja Facebooki koostöös, Ray-Ban Stories, no need on praegu ikkagi mõeldud, parandamine, kui ma olen valesti aru saanud, aga niimoodi mingi üksikute mälestuste hetkede salvestamiseks teen videoklipi sellest olukorrast, kus ma olen, et need ei ole tegelikult selline liitreaalsus või ka segareaalsus. Kindlasti ei ole. Nad ise on kasutanud sõna nutiprillid, ehk siis smart glasses, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et kuigi seal tegelikult isegi ei ole seda komponenti, et nutiprillidel näidatakse midagi su silme ette. Ma arvan, nende prillide kõige suurem ülesanne oli see, et panna inimesed tundma ja üldse ennast mugavalt kaameraid näos kandma. Sest see on nagu see suur tulevik, et kutsutakse sellist asja AR pilveks nii-öelda, aga kogu see maailma informatsioon, et mis kõik on, see on nagu informatsioon kogu maailma kaardi kohta nii-öelda, mis on 3-dimensiooniline, et seda ajavad taga ka paljud firmad ja üks nendest viisidest ongi see, et sul kaamera seal kogu aeg trackib asju ja siis saadab need kusagile pilve ja siis kohandatakse seda kaarti, kuidas maailm välja näeb ja see on siis nagu see tuleviku ilmselt infrastruktuur, mille peale ehitatakse palju teisi äppe ja kus siis saab selle andmete omanik saab lõpuks palju raha. Et see on nagu üks punkt ka. Mul läks küsimus meelest ära, aga jah, aga ma arvan, saime pildi ette. Et mõte on see, et panna inimesed harjuma kaameraid näos kandma.
kaugel see AR-i tulevik on, et no on esimesi selliseid katseid just nende liitreaalsusprillidega. Virtuaalreaalsus tehniliselt täna suhteliselt okei tasemel saab kasutada. Liitreaalsus, ütleme tavatarbija mõistes ei ole üldse mitte mingil tasemel. Ikka eriti midagi võtta ei ole kuskilt. See on õige. Ma ise arvan, et sellised spetsiifilised prillid tavatarbijale võib-olla ilmselt kõige enne kätte saanud, kas mingid spordiprillid, mis sul näitavad lumelauaga sõites mingid, kus sõbrad on mäe peal või kiiresti sõidad või mingid sükest asja. Või ilmselt see Niantic, kes siis Pokemon Go mingisugust järgmist versiooni teeb, võib-olla niimoodi, et sul on prillid ees, et endal on küll tulnud, et see võiks juba ammu tulla. Ja liitreaalsus eksisteerib peamiselt siis sellises tööstus nagu aladel tänapäeval, et kui autosid disainitakse koos, et ei pea ootama, kui mingi savimudel valmib seal 2 nädalat, vaid lihtsalt vaadatakse reaalajas 3D mudelit ja kohandatakse või pigem nagu sellistel tehases, et näha instruktsioone samal ajal, kuidas midagi paigaldada 3D ruumi. Ja need on väga rasked, mingi $3,000 maksvad peaseadmed, et need ei ole valmis tavainimese jaoks. Ma ütleks kuskil nii 3 aasta pärast peaks tulema, 2-3 aasta pärast peaks tulema mingid esimesed ruumist aru saavad liitreaalsuse prillid tavatarbijale. Väga hea, aitäh sulle ülevaate eest. Mul tunne, et me iga paari aasta tagant teeme sükse ülevaate, kus lõpetame selle mõttega, et paari aasta pärast on valmis. Kui mitte varem, äkki me joome lähemale kogu aeg. Me kutsume sind varsti tagasi, kui mitte varem, siis paari aasta pärast. Aga meie saateaeg on läbi. Aitäh sulle ülevaate eest, aitäh kuulajatele ja olge valmis. Küll see varsti kohale jõuab, see kõik liit ja virtuaalne värk. Jõuab kindlasti. Digitunni tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia.